No nii, olen siis Kristjaniga tulnud väljasõidule. Kristjan on selja taga minu siis Transalbiga tuleb järgi. Tal on ka mõte võib-olla, et ostab mult ära selle ratta, no eks me siis saame näha. Tal on selline esimene nii-öelda sõidupäev sellega. Aga nagu siin display näitab, trip A sõitnud olema siis 52,1 kilomeetrit nüüd selle rattaga. Natukene kruusa ja maanteed. Ja no mis ma siis öelda oskan? Eks ma seda tunnen, et Transalp on võimsam, aga mul sellest Himalani võimust absoluutselt nagu tegelikult või jõust nagu puudu ei jää. Seesama tubli 18 kilovatti peab teda minu jaoks piisavalt edasi. Et lihtsalt kui ma teinekord Transalbiga nagu olen kusagil kurvi peal või niimoodi kiirenda, ikka niisugune tahad eputada või mingit lollust teha, et siis taga on nagu lihtsam teha seda kui selle Himalajaniga. Aga tuuleklaasiga niimoodi, et ta ei tekita neid õhu selliseid pööriseid mulle kiivrisse, see on nagu okei. Suhteliselt ühtlane selline tuul tuleb minu pikkusega. Olen kusagil 178 sentimeetri pikk äkki. Aga ta veereb niimoodi hästi mõnusalt. Et ma arvan ikka, et see on seesama, et ta on selline uus ratas nii-öelda ja kõik asjad ja detailid on nagu uued, et Transalp on siuke vana ratas. Tegelikult peaks selle Transalbil ära vahetama laagrid ka. Et võib-olla, või ma ei tea, see võib olla ka vabalt niimoodi, et mul lihtsalt tunne on selline, et kui nad sõidad uue rattaga, siis ta kuidagi veereb teistmoodi. Et samamoodi, kui ma siin vahepeal proovisõitu tegin CF motorattaga, see oli siis 450 MT, et ma ilmselt mainin seda siin videos veel. Ja eks te peate siis ära vaatama. Aga kui ma sellega sõitsin, siis ma rääkisin niimoodi, et tal oli hästi selline jäiks või hästi tundlik gaas nii-öelda. Millimeeter võtsid maha, millimeeter pani peale ja siis ta kohe niimoodi jõnksutas. Et võrreldes nüüd Himalajaniga, siis see ratas on siin hästi nagu sujuv selline. Et kui ma näiteks praegu lähen, teine käik on mul, võtan gaasi maha, gaas on täiesti nullis praegu ja ta veereb suht vabalt nagu edasi, ta ei pidurda niimoodi kinni. Et Transalp on ka niimoodi, et ta pidurdab hoopis rohkem kinni. Et selles mõttes, et selles sõidu saad nagu hästi sujuvaks ja kui sa kasutad siin sidurit ka veel niimoodi, siis saad nagu eriti sujuvalt kogu selle liikumise teha. Ja praegu liigume siis mööda sellist mereäärset teed siin nii-öelda Harilaiu poole, kus Saaremaal tetirada läheb läbi, on see siis läbimatu tee, et lähme vaatame korra sinna ka. Seal on mõned sellised keerulisemad lõigud ka, et nema tegelikult jätan vahele, ei hakka Kristjanit päris uputama minema. Et Kristjan ei ole ka varem sellise metsarattaga nagu sõitnud üldse. Et ta on küll kunagi nagu maanteerattaga sõitnud siin aastaid tagasi. Täna ta rääkis ka, et kui ta tuli välja, et ta ei ole oma tsikliriided ja kiivrit 4 aastat selga pannud, nii et tal on ka selline huvitav ja põnev kogemus siis. Ja mulle hullult meeldib see tee, kus me praegu oleme. Igal aastal ma sõidan mitu korda siit läbi. Siit saab kohe väikese mäest alla mineku teha. Et see tee on äge, see läheb veel paremaks tegelikult. Panga täiesti nagu serva peale, siis sa saad ülevalt vaadata nagu vett. No vaatame, kuidas Kristjan ka siit siis läbi tuleb. See on niimoodi, et pead minema, et oled tagumist pidurid peal. Kaamerast ilmselt ei saa aru, aga tegelikult see on üsna jäik siin. Nii, kohe vaatame, kuidas ta siis hakkama saab. Ära esipidurid pane nüüd. Sa võid teinekord tagapidurit all hoida, siis lohista. Turi välja saab. Et siis kui sõidate ka kas või selliste kiviklibu teede peal, siis alati tasub seal auto jäljes sõita, siis
need jäljed on tavaliselt nagu kõvemini ära tambitud. Ei vaju sinna kivide sisse. Ma ostsin selle ratta siis Saaremaalt Rebel Moto tsiklipoest, kes siis müüb ka Royal Enfieldi teisi rattaid ka muidugi, et ongi nagu Saaremaa nii-öelda edasi müüa. Ja oli minu küsimus ka, et kuidas selle rattaga üldse peab sõitma, et ma sain selle tsikli kätte, siis tal oli läbisõit oli 1 kilomeeter, et noh, eks nad olid seda poes kusagil natuke käima pand ja ümber maja seal mõned ringid teinud. Ja kuidas selle sissesõiduga on? Et eks Märt mulle omas kogemusest ütles lihtsalt niimoodi, et sõida nagu sa ikka sõidad, et ära lihtsalt nagu selles mõttes palju piitsa anna või pigem ära üldse anna, et sa nagu sõidad hästi kiiresti ja hästi pikalt nagu, et noh, et lasen siin pool piires mingi 120-ga hästi pikalt, et seda ei tasu teha. Eile õhtul mul käisin kodus manuali ka. Manualis oli küll natukene rohkem asi nagu karmimaks tehtud, aga ma arvan, et seal võib-olla oli ka natukene liiga karmiks tehtud selles mõttes, et see oli umbes 1 miljon asja, mida sa pead ikka jälgima nagu kogu aeg rattaga. Et iga seal mingisugune 500 kilomeetri tagant umbes kontrolli piduriklotsi ja noh, siuksed asjad. Et eks nad peavad muidugi kirja panema. See on äge koht siin. Aga sellele öeldi ka niimoodi, et esimesed 500 kilomeetrit siis sõida, seal oli käikude järgi niimoodi, et kui sa sööd esimese käiguga, siis kuni selle pöördeni ja ühesõnaga 60-ga, esimesed 500 kilomeetrit sõida 60-ga 5. käiguga. Ja siis sealt edasi oli isegi, et järgmised 500 ehk kuni 1000-ni, et siis võid sõita ka 80-ni. No nii, lasin Kristjani korra ette sõitma. Ma saan tagant vaadata ka, kuidas minu vana hea Transalp sõidab. Transalbil viimati käisin sõitmas, siis tagumine numbrimärk lendas minema ja sain selle kätte ja panin Boltiga kinni, 1 Boltiga. Ja praegu, kui ma täna hommikul tõin Transpordametist siis Himalaiani numbri ära, siis ma panin kohe juba ette ruttavalt 3 Boltiga seda väikest tsikli numbrimärgi alust, ma ei ole nagu üldse pannud siia. Tõmbasin kohe selle nii-öelda poritiiva külge 3 Boltiga kinni ja siis on kindel värk, et kestab. Mis on huvitav selle rattaga, on tal selline asi, et tal reserviala hakkab selline 5,5 liitrist, ehk kui paak jääb 5,5 liitrit kütet, siis tal on nagu reserv peal ja siis kukub see kütuseseier siia punasesse ja display peale. Et kui muidu on nagu trip A ja trip B siin, siis automaatselt reservi ajal tekib sinna selline trip F, vist oligi selle asja nimi, ongi selline mingi fuel ilmselt. Ja see hakkab siis, või automaatselt hüppab nagu ette ja see hakkab nullist jooksma siis kilomeetrid, et sa näed, kui palju sa oled reservi ajal nagu sõitnud. Et noh, kui ta võtab siin 3,1 või 3,2 100 kütet, et siis võib välja arvutada, et noh, ta sõidab ikka üle 100 kilomeetri selle reserviga. Aga siis ongi, et sa display pealt saad nagu otsa vaadata, et millal see 100 kilomeetrit sul või 100 ja natukene peale nagu täis saab. See on selline huvitav lahendus. Siis ta näitab siin seda välist õhutemperatuuri 24 kraadi hetkel. See pidi olema ka mingisugune, ma ei tea, kas ta oli 0,2 kraadise täpsusega või kuidas ta täpselt oli. Aga ja sellest on nagu räägitud, et vähemalt vanematel mudelitel see pidi jumala aiateibed näitama. Ma ei tea, ma praegu endal vaatan küll, et ta tundub jumala täpne 24 kraadi umbes niimoodi hetkel siin metsa vahel peaks nagu olema ka. Ja mis mulle veel meeldib, muidugi see kellaaeg on ka hea, et kell on 6 ja 12 praegu. Ei saanud panna seda, et ta näiteks 24 tunni aega, et ongi siis PM või AM nii-öelda. Ja muidugi see, et ta näitab käiku siin, see G2 ongi GR2 nagu. Et see on ka mulle nagu hästi meeldib, mul ei ole kunagi ühtegi ratast on, mis varem nagu käiku näiteks.
ja siis ma teinekord sõidan kusagil ja siis ma umbes nagu ennustan või midagi niimoodi, mis käik siin hetkel sees võib olla. Praegu panen täpselt teine käik ja on selline väga mõnus. Ja minu ratas on siis kõige viimane nii-öelda, mis välja tuli, et selles modifikatsiooni mõttes just need rattaid hakati tootma äkki mingisugune 2018 aasta. Nad näevad välimuselt suhteliselt ühtemoodi välja, aga siin nipet-näpet on kogu uuendusi tehtud. Ja kõige viimase aasta siis mudelil ehk ka nagu minu rattal on näiteks uuendus sama, et on taga LED-tuled. Seda varem pole olnud. Siis display valgus on läinud valgeks. See valgustus siin taga, varem oli ta kollane. Ja siin all on pisikene selline pesa nii-öelda, kus on siis USB-auk, saad nagu oma telefoni laadida, et seda ka nendel varasemate aastate mudelitel pole olnud. Ja nüüd muidugi siis 2024 on Himalayanid uue rattaga väljas ja neid, millega ma praegu sõidan, see eelmine generatsioon, neid edasi ei toodeta. Ehk siis saingi nii-öelda selle kõige viimase, mis nagu välja tuli. Selle tee peale varsti läheb hästi liivaseks. Loodan, et Kristjan sinna liivasesse ennast kinni pole sõitnud. Me siit päris liivasest ei hakka temaga läbi minema praegu. Kus ta nüüd on nendega juba? Ta ei ole selle rattaga ka, et Transalviga ma nagu õppisin ära selle, et sa lasedki liiva sees lihtsalt teise käiguga. Ja nii nagu torus tuleb, et esimene käik kaevab liiga sügavale siin sisse. Teine käik on just see käik, mis kaevab ja veab ratast edasi, nagu täpselt nii-öelda balansis. Et siin muidu edasi see liiva teele nagu pikemalt edasi hästi pehmeks läheb seal. Teeme siit praegu väikse kati nii-öelda. Sadul on ka mugav. Tal on Transalbi sadul on niimoodi, et ta on nagu natukene nii-öelda ettepoole kaldu. Et ma teinekord pean oma tagumikku nihutama jälle nagu tahapoole. Et kui ma siin mingi metsateede peal sõidan, et ta nagu vaikselt libiseb nagu ettepoole kogu aeg. Aga selle Himalayani sadul on selline nii-öelda maapinnaga horisontaalis rohkem, et ma istun nagu sükse kausi sees nii-öelda. Et hetkel tundub see hästi mõnus mulle. Aga jah, et kõige rohkem mulle meeldib ikkagi seesama, et see gaas on niivõrd sujuv. Kindlasti on siin mingi roll ka sellele, et ta ei ole nii võimas ratas nagu. Aga praegu ka näiteks, et ma jään gaasi peal, teine käik on, keeran gaasi nulli ja ta veereb suht vabalt edasi, ta ei pidurda ennast kinni niimoodi. Hästi vähe nagu pidurdab. Et kui Transalbiga teha, siis et pidurdab hästi palju, et Transalbiga ma metsas sõites põhimõtteliselt nagu pidureid üldse ei kasutagi. Aga selle rattaga ma pean ikkagi nagu pidurdama, kui ma tahan seisma jääda. Kes on Saaremaal Tetti sõitnud, siis te suure tõenäosusega olete jõudnud ka sellise koha peale, nagu on Harileiul läbimatu tee. Ma tean, et Kristjan päris kindlasti ei ole siin kunagi mootorrattaga käinud. Et siin on võimalus suurtest sopaukudest mööda sõita ümbert läbi nagu. Et seda me teeme ka, aga vaatame huvi pärast, kuidas ta selle esimese otsaga hakkama saab, et siin kohe alustuseks tuleb küll ühest veeaugust läbi sõita. Nii, ja siin see tee on. Märk on kohe Harilaid, Kiipsaare, läbimatu tee, Rough Road, nii kellegi numbrimärk on ka siin. Et lähme siit läbi, seal tuleb selline suurem veeauk,
sõida minu järgi, vaata, et paremalt poolt läbi, sest vasakul poole mingi 1,5 meetrit sügav. Ei, vasakult läbi esimese käiguga hoia kogu aeg sidurit valmis, nagu vaata, et sa saad natuke nikerdada ka, aga seal on põhi on kõva, kui sa paremalt poolt lähed. Davai. Et ega ma ei taha ju ise ka käia praegu esimesel korral hunnikusse juba. Nii, kohe tuleb see veeauk. Ja siit ma tean, et paremalt on vesi madal. Paremalt võid vaat minna seal, kui siit vasakult minna, siis ongi mingisugune 1,5 meetrit. Ma olen sealt autoga kunagi maasturiga läbi läinud. Aga siit äärest lähed täitsa sujuvalt. Põhin kõva, midagi ei ole. Noh, lebo. Et nüüd no Krista inimesed tea, ma võin talle praegu näidata, et me läheme nüüd siit suurest mudaugust läbi, aga ma tean, et kui siia praegu tsikliga sisse sõite, siis sealt enam välja ei tule ka. Need suured augud on siin ikka jõhkrad. Et ma näiteks juba siia ei taha sisse minna tegelikult. Väga hulluks ei lähe või? Läheb? Ma ainukas linna ei ole. No lähme kõrvalt läbi siis. Et need on sellised huvitavad kohad, need on tihtilugu isegi süda suvel, kui on nagu igal pool absoluutselt täiesti kuivanud, siis need augud, mis selle tee peal on, need on ikka vett täis ja need on sellised nii-öelda põhjatud ka, et siin ei ole sellist kõvat põhja, mis all tuleks vastu. Et kui sa sinna sisse lähed, siis sa vajud nagu sisse ja sa vajud lihtsalt nii palju, et sul on tsikli põhi on vastu maad nii-öelda või noh, see muda sees. Sul võib ratas käib lihtsalt ringi, aga ta ei lähe absoluutselt mitte kusagile. Kui siin on niisama käega sõita, noh näiteks siia auku minna, ma arvan, et see on nagu kenasti vajud sisse siia kohe. Või siit samast läbi minna. Kunagi me Madisega läksime ja ma mõtlesin, et noh, panen täie hooga läbi. Sõitsin sisse ja sinna ma nagu jäingi. Mingisugune, ma ei tea, 1,5 tundi kaevasime ratast välja pärast. Võib-olla oli mingi siin augus näiteks. Need auke tuleb järjest siin. Oleks mingisugune krossi ratas selline 100 kilo. Siis läheks läbi, noh, ja kui mingi köiseks ka kaasas, saaks köiega nagu välja sikutada. Et kinni sa jääd sinna nagunii, ma arvan. Ma ei ole küll ühtegi videot näinud, et keegi tuleksid täie lauluga lihtsalt nagu läbi. Et ma tean, et siin on autod on uppunud nagu kapotini sisse niimoodi. Et no ainult vintsiga. Vints on nagu ainukene variant, kuidas üldse välja saada. No siin on juba vähe, et ma olen siit äärest läbi. Hästi ja sujuv on sõitik ja kuna see sama gaas ei ole üldse nii äkiline ja natuke siduriga ka mängida videkas värk. Panin jala maa, mul kuradi jalg vajus maa sisse. Normaalne. See oleks külli panin. See sitak kehti. Jah, ta ütles, et see on pehme. Ja täpselt nii see ongi. Just need keskel, et seal ei ole nagu liiv ka, seal on lihtsalt täiega muda.
nüüd ta sõitsin ennast palgi taha kinni. Sai lahti. Nii, nüüd peaks olema enam-vähem augud kadunud. Siin vist midagi tuleb nagu veel millalgi. Et mis on Transalbiga sõites on see, et mul on seal hästi kõrge esiklaas. Nagu miinus on selle juures see, et ma pean kogu aeg läbi klaasi vaatama. Aga pluss on see, et ma saan sõita ka maantee peal niimoodi, et mu kiivri visiir on lahti ja et kõik putukad ja asjad, mis tulevad, lendavad tegelikult nagu üle pea. Et siin ma pean sõitma kiivri visiir kinni, sest muidu võivad mingid satikad nagu silma lennata. Jänes.